Alustame siis tänase linnade ja valdade teehoiuseminariga. Tänane seminar on siis meil Teede Tehnokeskuse poolt info jagamiseks mõeldud kohalikele omavalitsustele suunatud seminar, et paremini kohalikel omavalitsustel aidata teehoiutööde teemaga oma neid igapäeva väljakutseid lahendada. Ja meil on siis 5 ettekandega seminar. Käsitleme erinevaid teemasid. Tehnokeskus tegelikult ongi oma teenuste paketi mõttes just abimehe rollis, et meil on andmed, meil on teadmisi, meil on erinevaid andmekogumise ja mõõtmise vahendeid, meil on suur laboratoorium ja sellest on abi nii teede ehitamisel kui ka teede hooldamisel või ka teede kavandamisel. Et omavalitsustega meil on koostöö küllalt tihe ja see on üks tähtis osa meie kliendi segmendist. Ja ega siin rohkem midagi minu poolt, et unustasin ennast tutvustada ka. Taivo Möll on minu nimi, olen aktsiaseltsi Teede Tehnokeskuse juhataja ja annangi sõna nüüd siin meie poolt siis esimesele ettekandjale Märt Puust, siis meie ilmamees ja Märt tegeleb hästi palju siis just talvise teehoolde teemadega. Nii et Märt, räägi, kuidas sa saad olla abiks kohalikele omavalitsustele. Ja, aitäh Taivo, tere päevast. Märt Puust olen Teede Tehnokeskuse ITS osakonnas projektijuht. Teehoole ja talvine teehoole on huvitanud palju aastaid. Meil on selle teemal, ütleme siis, kogemust juba ligi 30 aastat. Et oleme väga laia diapasooniga tegelenud just selle teeilma seirega ja teeilma võimaluste pakkumisega teehooldajatele, teehoolde tellijatele. Ja nüüd järjest enam proovime siis leida ka viise, kuidas aidata kohalikel omavalitsustel teehoolet muuta efektiivsemaks, täpsemaks, kvaliteetsemaks ja tänased digitaalsed lahendused pakuvad selleks päris häid võimalusi. Et ma pealkirja natukene täiendasin, just paningi selle digitaalse poole siia etteotsa, et pigem me nagu soosime seda, et teehool oleks võimalikult läbipaistev, otsused põhineks andmetel ja see, kui see on hästi jälgitav, see talihoole, siis ka tõenäoliselt kõik osapooled on rahul selle tulemusega. Nüüd meie enda informatsioon, millele baseerub siis kogu see digitaliseerimine, see baseerub siis meie enda infoteenusele, mida me oleme viimased 10 aastat loonud. Ja siis, nagu ma ütlen, 30-aastasele kogemusele selles valdkonnas oleme olnud abimeheks Transpordiametile nii jaamade paigaldamisel, hooldamisel kui ka nende infoteenuste arendamisel ja nüüd järjest rohkem siis oleme tulnud toeks ka kohalikele omavalitsustele. Et meie infoteenus on siis põhimõtteliselt kõige alus, see infosüsteem või infoteenus koondab kokku siis erinevatest allikatest andmed ja proovib nende andmete siis töötlemisel, andmete segakasutusel luua siis uut väärtust nii otsustamiseks siis teehoolde korraldajatele kui ka siis nendele, kes siis peavad seda hoolet ka järele vaatama ja kvaliteeti hindama. Meie esialgu, kui me oma teenuseid looma hakkasime, siis me baseerusime väga palju olemasoleval informatsioonil, mida me saame siis just teeilmajaamadest, teekaameratest, hooldesõidukitest.
ja nüüd mida täpsemaks läheb see informatsioon, mida täpsemaks me soovime muuta oma teateid, teenuseid, seda rohkem on meil vaja ka lokaalset informatsiooni. Ja selleks me oleme siis koostöös siin Eesti ettevõtetega hakanud välja töötama siis puuduolevaid seadmeid, just neid, mis siis võimaldavad täpselt mõõta ilmastikuparameetreid, teeparameetreid ja nende abil siis saades täpselt olemasolevat infot, saame siis ka täpsemaid prognoose teha, et oleks võimalik siis hinnata, millal tekivad need sündmused, mille puhul tuleks siis tegutsema asuda. Et me oleme täna siis circa 100 mõõteseadet paigaldanud Eestis nii maanteedele kui linnadesse, suuremates linnades siin alates Tallinnast 25 jaama, Tartus 15 jaama, väiksemates omavalitsustes ka päris paljudes on mõõtejaamad, mis siis võimaldavad meil saada täpset informatsiooni tee temperatuuri, tee seisu kohta ja selle põhjal saame siis hakata prognoosima ka, mis saab lähitulevikus. Seadmed on unikaalsed, lihtsasti paigaldatavad ja infot on võimalik nendega küllalt kergesti ära tuua, ei vaja mingeid suuri ettevalmistusi, ei ole vaja mingeid teetöid, kaablipaigaldusi. See anduri paigaldamine käib mõne minuti jooksul ja siis on info olemas meie infoteenuses, tekivad prognoosid ja tekib ka siis täpsem otsustamine nende teelõikude kohta, kus seda infot kogume. Nüüd, kui me saame jaamadest õhutemperatuuri, teetemperatuuri, kastepunkti temperatuuri, see on siis graafiku vasak pool, mida mõõdavad siis need andurid, siis selle pealt me saame öelda, mis hakkab tulevikus toimuma. Ja just nendes punktides, kus meil andmed olemas on, nende punktide kohta saame siis ka seda täppisennustust teha. Ja kõik need jaamad annavad meile andmeid küllalt sagedasti. Nad töötavad sellise 5 või 10 minuti režiimis ja praktiliselt hetkega on need andmed ka teie ekraanil. Ja siis on võimalik juba neid andmeid sisestada ka mudelitesse ja mudelid siis iga tunni tagant teevad uued arvutused järgmiseks 48 tunniks. Ja nii me näeme siis, et mis saab toimuva temperatuuridega, kas nad langevad miinuspoolele, kas tee on niiske ja võib see vesi jäätuda seal peal või on tee hoopis kuiv ja see miinuskraad ei teegi midagi halba. Et seda on siis hea teada sealt mõõtmisi tehes. Ja nüüd me võtame erinevad prognoosallikad appi selleks, et siis modelleerida tee seisu muudatust, tee temperatuuri muudatust lähitundideks ja siis kuni 2 ööpäevani ette. Ja seda arvutust, nagu ma ütlesin, teeme iga tund järgmiseks 48 tunniks ja mudelites saame ka siis sademete andmed ja eriti siis omavalitsustel, kus suurem osa teid on siis talvel lumehoolduse all, lume lükkamine, teede puhastamine, et siis sealt on siis võimalik saada seda kasulikku infot, millal hakkab sadama, mitu sentimeetrit sajab maha, mis kellaajaks saab täis see paksus, kihipaksus, mis on teie jaoks nagu sätestatud, kas siis lepingus või kriitiline paksus, millal peab kas tööd alustama või millist paksust ei tohi ka ületada. Et see informatsioon on siis nii töövõtjale kui tellijale kättesaadav ja nii on võimalik siis teha paremaid otsuseid ja muuta seda otsustamist ka täpsemaks ja läbipaistvamaks. Nüüd väga palju kasutatakse maanteedel ka kaameraid ja see on ka üks hea viis siis teha seiret täpsemaks. Meil on maanteedel küllalt palju kaameraid, aga paljud omavalitsused on ka nüüd hakanud kaameraid paigaldama selleks, et siis just mingitelt teatud tähtsamatest kohtadest saada siis ka nagu visuaalset informatsiooni lisaks nendele mõõteandmetele, mis me saame sealt teepinnalt ja õhust. Ja kui meil need kaamerad on olemas, siis me saame sellesse keskkonda teha nendest kaameratest eraldi vaated. Sul on sinu kaamerad, sul on sinu piirkonda ümbritsevad riigiteede kaamerad. Ja sellises ühes vaates on võimalik siis saada nagu hea ülevaade kogu piirkonna teede
hetkeseisust. Ja siin ühtlasi on siis ka olemas kogu ajalugu, et kui täna muidu tavaliselt teenused kannavad üle kas siis reaalaja pilti või väikse viivitusega tulevad pilti, aga saab hetkeseisu infot, siis meie võimaldame siis koguda ka pilte ajaloost ja näidata neid ka siis tagantjärele, nii et iga 10 minuti tagant tekib pilt, salvestub süsteemi ja pärast on võimalik neid hästi siis siin sirvida ja vaadata, kuidas ilmastikumuutused päriselt teepinnale siis mõju avaldasid ja liiklemistingimustele. Pildid anonüümiseeritakse, nii et andmekaitsega meil selles osas probleeme ei ole. Et on võimalik siis nii autot kui inimesed hägustada ja andmeid niimoodi koguda ja me oleme seda siis pakkunud nii selliselt, et see on osa sellest infoteenusest, kui ka omavalitsusel on võimalik ise tellida nende kaamerate paigaldust ja pärast siis integreerida need sellesse infosüsteemi. Siis kui need andmed on nüüd olemas, mis me oleme kogunud, nii mõõteandmed, prognoosandmed, siis ja ka tagasiside, me saame liiklejatelt päris palju tagasisidet läbi veisteenuse, häirekeskused tulevad liiklusõnnetuse teated või mingisugused takistuse informatsioon, et siis need andmed on võimalik kõik panna teie jaoks tööle, nii et ei peaks istuma selles infosüsteemis sees, vaid andmed liiguvad automaatselt siis teie kas nutiseadmesse, mailboxi, just nii nagu siis tellija või klient siis ise soovib, et sätestab enda jaoks ära need tingimused, mille peale siis see nii-öelda aktiviseerub see teavitus ja siis sihuke lühike teade saadetakse kasutajatele. Nii et see ei pea siis olema seotud arvutiga, vaid võid ka liikuda ja teha muid huvitavaid tegevusi ja jõuavad ikkagi sinuni kohale. Siis Tallinnas me oleme teinud siis sellist lumeseireprojekti, ehk et oleme välja töötamas siis uut versiooni lumeandurist, mis reaalselt tõesti teepinna pealt mõõdab siis tekkinud lumekihi paksust. Et lumekiht on täna kriteeriumiks paljudes lepingutes, aga sellist head moodust seda mõõta automaatselt ei ole. Nüüd on olemas lahendus selleks. Ja eriti sellised kohad, kus muidu pead käima sõitmas, kontrollimas, siis seda on võimalik nüüd ära automatiseerida. Et samamoodi iga 10 minuti tagant tehakse mõõtmised ja kui lumekiht kasvab, siis on võimalik seda mõõtmist siis visualiseerida siin keskkonnas ja samuti siis võrrelda andmeid näiteks hooldesõidukite liikumisega ja kui hästi siis hooldesõidukid on oma töö teinud, et kas nad on selle lumekihi jälle nulli tasandanud või jäi sinna pärast hooldamist väike kiht alles ja seda peab võib-olla mingi hetk minema jälle uuesti lükkama, kui seda lund lisandub. Et sellised andmekogumise viisid on ka täna olemas. Siis oleme me küllalt palju juba tegelikult 9 aastat kasutanud ka selliseid liikuvaid sensoreid, mida siis oleme ise paigaldanud ja on hooldajad paigaldanud hooldesõidukitele, et siis koguda ka nende ilmajaamade vahelt andmeid. Täna on kuskil 12 bussi juba liikumas selliste anduritega igapäevaselt ja siis kõik riigiteede hooldajad on paigaldanud oma hooldesõidukitele just nendele nii-öelda patrull- ja valvesõidukitele, millega siis tehakse kontrolli ja seiret, et nendele siis sellised andurid. Ja sealt on võimalik siis iga sekund saada värskeid andmeid nii teeseisu, libeduse, veekihi paksuse, teetemperatuuri kohta. Ja kui selline läbisõit tehakse, siis see informatsioon talletub jälle süsteemi ja selle on võimalik siis teha juba järgmistel inimestel otsuseid. Või siis ka samal ajal siis vaadata, et kui heas seisus meie teed hetkel on. Ja nüüd omavalitsused on ka neid hakanud kasutama. Meil oli viimane hange, kus nüüd Keila linn kirjutas enda talihoolde teenuse hankesse sisse, et hooldaja peab siis paigaldama ühe sellise optilise anduri oma patrullsõidukile ja siis kui ta Keila linna tänavatel kontrollsõite teeb, et siis ka jääb sellest jälg maha ja on siis võimalik pärast vaadata, et mis seisus teed olid, et nii tekib siis nii joon, temperatuuri või muude parameetrite kohta, tee seisu kohta, kui ka siis pildimaterjal, automaatne pildistamine toimub samamoodi siis sellest teest.
Ja Viimsi vallas siis jah, on lepingus samuti siis läbi hooldelepingu siis paigaldati Viimsi vallas liikuvale liinibussile üks andur ja see on nüüd siin viimane talv siis andmeid kogunud Viimsi valla teedest ja samal kõrval olevatest riigiteedest. Nii et tegelikult iial ei tea, kuhu see buss parajasti just liigub, nii et teedevõrgul on siis pidevalt silm peal, aga bussid on selles mõttes efektiivsemad andmete kogumiseks, et nad liiguvad päris palju ringi ja suhteliselt vähe seisavad. Et selline võimalus on ka. Siis mida me oleme nüüd teinud nagu unikaalset, mida teised võib-olla väga palju ei ole veel kasutanud, on see, et kui me hooldesõidukid ringi liiguvad, siis seal tekib GPS-jälg. Aga GPS-jäljele iseenesest ei ole mingid nõudeid kehtestatud, et nõuded on kehtestatud teedele ja teedel on oma seisunditaseme, oma tähtaegadega ja seetõttu meil oleks vaja teada, et millal ikkagi mingi teelõik on korda saanud. Ja see on nüüd meie siis uus nagu lahendus, kus me kõik need teehoolde jooned konverdime siis teede peale ja siis saame teede põhiselt juba näidata teile, et see tee on hooldatud millal. Ja siis, kui sellest hooldamisajast on juba teatud aeg üle läinud, siis me võime neid teid värvida, nii et oleks mugav aru saada, milline on su hetkeseis teede peal. See tõesti eeldab, et teede kohta on hea informatsioon olemas. Me teame, kus teed paiknevad, millised teed on hooldatavad, siis me saame seda joont siis nendele teedele näidata ja värvida vastava värviga, mis on teie soov. Ja nüüd, kui siit edasi minna, siis me saame selle põhjal ka hinnata hooldetööde progressi, ehk et meil on olemas siis viimane läbisõit, millal hooldatud on teelõiku. Kui me teame ka selle teelõigu seisunditaset ja tema nõudeid, mis aja jooksul peab see tee hooldatud olema. Ning kui me paneme juurde ka ilmaandmed, mis meil olemas on ilmajaamadest ja prognoosidest, siis me selle põhjal saame juba öelda, et kas see töö on tehtud, kas see töö tehti selle ette nähtud aja sees ja ka tegelikult anda hooldajale nagu ette teada, et kui nüüd see ilm niimoodi, nagu meie prognoosmudelid näitavad, muutub ja see lumekihi paksus selliselt kasvab, et siis me saame öelda, et sul on viimasest käigust on nii palju möödas, tõenäoline lumekihi paksus täitub selleks kellaajaks ja selle hetkeni on võib-olla tee veel roheline või kollane, aga siis ta läheb punaseks, nii et on võimalik ette töid planeerida palju täpsemalt selle abil. Siin on lihtsalt üks näide siis Tartu vallast, kus me ka oleme piloteerinud seda lahendust. Siin on siis näha, kuidas teed on algselt rohelised, kui teed on hooldatud ja kui selle järel siis hakkab pihta lumesadu, siis teed muutuvad esialgu kollaseks. Tähendab, et teedel on juba lumekiht peal ja me nüüd seirame nende ilmajaamadega, seirame lumekihi paksuse kasvamist ja kui see lumekiht täitub siis mingile tasemele, mis on lepingus kokku lepitud, siis teed värvuvad juba tumedaks. See tähendab, et kui on lepingus ette nähtud, et nüüd tuleb alustada, siis sellest on võimalik saata teade hooldajale, ka tellija näeb seda ja siis samal ajal nii selle ilmakihiga saame näidata siis ka nende hooldesõidukite tegutsemist siin kaardil. Ja eeldades, et need sõidukid ei sõida niisama, meil täna tõesti saha infot sealt saada ei ole, aga kui need autod sõidavad läbi need teed, siis me tinglikult värvime need teed uuesti roheliseks tagasi, et teehoole on nüüd tehtud. Ja sellega on võimalik siis saada pidevat ülevaadet sellest, kuidas teil hetkel hooldetööde seis on. Nüüd kui need andmed on olemas, siis andmetest tekivad ka sellised automaatsed raportid, et meil on võimalik siis vaadata, palju mingid sõidukid on läbi sõitnud, palju nad on aega kulutanud, millistel teedel nad on käinud. Et see informatsioon tekib siis automaatselt raportite allikasse. Ja siis igal ajahetkel on võimalik siis saada ülevaade tööde progressist ja kui teil on näiteks mitu piirkonda jälgida, siis on võimalik ka neid andmeid kokku võtta piirkonnapõhiselt. Et kus on veel tööd käimas, kus on tööd lõpetatud, palju masinaid on väljas ja kuni selleni välja, et on võimalik siis andmed kokku võtta, saada mingisuguse näiteks hooldetsükli ajal, palju tehti tööd,
palju selleks raha kulus, kui on kokku lepitud mingid ühikuhinnad. Nii et seda nagu mahtu on võimalik selle süsteemiga päris hästi automaatselt kokku liita. Ja kuni selleni välja, et kui me teame täpselt, millised teed on hooldatavad, siis nendel teedel hooldeaeg läheb siis selle ajaarvestuse hulka ja kui sellest tsoonist välja sõidetakse, mida enam ei pea siis hooldama, siis automaatselt kell ka seiskub. Siis kiirelt näitan, et Tallinnas me oleme teinud veel sellise rakenduse, kus siis lumevedu aitame seirata lumeveo mahtusid ja oleme paigaldanud siis kaamerad nendesse lumeveo ladustusplatsidele, et oleks võimalik kontrollida ka autode täituvust. Tekivad nii trackid, tekivad pildid, tekib aruandlus ja selle põhjal siis toimub juba täna tööde akteerimine. Nii et süsteem on küllalt automaatne. Jah, hommikul vaadatakse see seis üle, aga see lihtsustab töövõtjal raporteerimist ja tellijal seda töö kontrollimist. Nüüd, et midagi näidata ka avalikule poolele, siis meil on näiteks tehtud üks selline lahendus Viimsi vallaga koostöös, et palju kasutatakse täna KISS-rakendusi selleks, et näidata staatilist informatsiooni ja see on nüüd hea näide esimesest lahendusest, kus siis dünaamiline informatsioon ehk et hooldesõidukite liikumine viimase 12 tunni jooksul on kujutatud sellel kaardil. Nii kui kasutaja laeb kaardi, siis ta näeb kohe ka seda, millised teed on viimase 12 tunni jooksul hooldatud. See lihtsustab nii omavalitsusel nagu info andmist avalikkusele, kui ka rahustab mõnes mõttes inimesi, kui nad näevad, et kuskil piirkonnas juba on teid hooldatud, järelikult tullakse ka mulle. Ja see on üsna populaarne kaart siis ka talvisel ajal. Ja nüüd, kes ei taha siis seda infot kaardi peale omale sellisele KISS-kaardile, siis meil on ka olemas selline variant tuua siis valla kodulehele selline väike aken, kus me näitame ilmajaamu, kus me näitame hooldetoiminguid ja sealt on võimalik näidata siis nagu seda hetkeseisu, temperatuure, kui ka siis seda, mis saab siis lähimate tundide jooksul toimuma. Et kuidas temperatuurid muutuvad, kas sademeid tuleb, kuidas teeseis võib muutuda. Nii et selline nagu interaktiivne vahend ka sellest süsteemist väljapoole teie oma kodulehele on täna võimalik suhteliselt lihtsa vaevaga teha. Ja viimane slaid nüüd veel, mida ma tahtsin veel näidata, et seda ma ei hakka praegu siin ümber rääkima, aga põhimõtteliselt nii määrusest tulenevalt kui ka lepingutes on enamasti teeseisnud ja nõuded kehtestatud. On kohustus pidada talihooldepäevikut ja ka enamasti on siis GPS-jälje kohustus olemas. Nii et nende kõikide nagu põhinõuete jaoks meil on olemas oma lahendused. Nii et kui te näete, et midagi võiks teid huvitada, siis meil on võimalik aidata neid andmeid siis automatiseerida, andmete kogumist automatiseerida ja siis ka raporteerimist ja kokkuvõtete ja hinnangute andmist siis tegevuse kohta kõike tekitada. Nii et tänan tähelepanu eest. Vastake, olge hea ka Taivo pandud küsimusele ja loodan teiega kohtuda peatselt taas. Aitäh, Märt. Siin jah, tõesti vahepeal ma panin ühe selle küsimuse üles ja olge head, kui need küsimused nüüd siin järgnevate ettekannete ajal ka ekraanil tulevad, et siis vastake julgesti, et siis see annab nagu sellist väikest tagasisidet ka meile teie poolt, et kuidas teie asja näete. Ja Märdil oli tegelikult üks poll siin veel, mida ma siia ka praegu nüüd jagasin, et kas selline, teil on selle vastu huvi, et kui teil on, siis või andke siis meile ka näha. Nii, aga siis liigume edasi järgmise ettekande juurde. Vaatan praegu siin chati ei ole vist küsimusi tulnud, jah. Et Anti Kasuk meie poolt siis räägib teeruumi andmetest, kuidas paremini teha andmepõhiseid otsuseid. Anti, ole hea. Ma eeldan, et pilt tuli ette teile. Pilt tuli ette ja sind mina kuulen ka.
Suurepärane. Mina olen siis Anti Kasuk, Tööde Tehnokeskuse arengute uuringute osakonnast geoinformaatikuna toimetan. Teema ongi siis ruumiandmed, digitaliseerimine, mobiilne kaardistamine, millega ma tegelen. Varasemas elus pikalt tegelenud teede ehituse ja hooldamisega. Märt rääkis siin juba suurepäraselt meile teede talvisest digitaliseerimisest, kuidas saab andmed muuta siis tee omanikule kasulikuks. Mina siis räägin tee ruumiandmetest siia juurde. Millega me nüüd viimastel aastatel oleme tegelenud, me oleme kõvasti arendanud omal mobiilset kaardistamist, ehk siis kõigil meie mõõteseadmetel on nüüd küljes ka ruumiandmete komponent. Tegeleme siis andmekorjega, kus me korjame 360 kraadi pilte, punktipilvi, tasasust. Meil on olemas millimeetri klassi roopaskanner, kandevõimeseade samamoodi on tänapäeval juba varustatud siis RTK täpsusega asukoha mõõtmisega ja maaradar. Kõik need andmed on sellised, mida me saame korjata ja siis eelmisest aastast me tegime juurde ka ühe tarkvara rakenduse, mida saab siis veebis kasutada ja kuhu me saame need andmed siis lõppkasutaja jaoks vajalikult kokku korjata. Seadmestikust meil on siis juba aastaid Eesti peal ringi sõitev seadmestiku komplekt, millel on siis 360 kraadi kaamera, siis on lidar, korjab ära ka kogu sõidufüüsika, täpse asukoha. See on nüüd meie viimase aja mobiilse kaardistamise põhitööriist. Aga nagu ma enne juba ütlesin, siis varasemast on meil olemas ka roopaskanner, maaradar ja siis kandevõimeseade, et nendele on ka siis geokomponendid külge pandud. Me saame siis neid andmeid tuua teeruumi ja siduda nad ruumi andmetena edasiseks kasutamiseks. Mida see mobiilne kaardistamine siis võimaldab? Ta võimaldab digitaliseerimist, mis omakorda on siis aluseks varahaldusele ja nendele andmete pealt saab teha siis erinevaid analüüse ja kaarte. Näiteks efektide digitaliseerimise pealt saab teha kateldi seisukorra analüüsi, kogu 3D kaardistamise pealt saab teha iseliikuvatele sõidukitele kaarte, sademega probleemide ennetamist, analüüse, siis on erinevad mõõtmised teeruumis, mida saab jällegi siis punktipilvede pealt teha, nähtavuse analüüsid, objektide tuvastamised, keskkonna ligipääsetavuse, kõik sellised asjad, mida tavaliselt klassikaliselt on siis tehtud otse tänaval, et sa lähedki tänavale, vaatad, et nüüd me pakume seda võimalust, et me saame seda teha ruumis lahkumata ja arvuti taga täpselt mõõtes, mis see, et hiljem saab neid andmeid siis omavahel siduda. Taivo, aga äkki sa paneksidki selle esimese polli praegu, et saame teie käest natuke tagasisidet ka siis. Nüüd ma räägin siis natuke täpsemalt siis, kuidas meil need asjad üles on ehitatud. Et meil on siis laserskanneerimine, mille peale on üles ehitatud siis masinnägemise komponent, millega me saame kätte
suhteliselt hea täpsusega siis erinevad elemendid, mis teeruumis on need siis liiklusmärgid, mingisugused kaevud, postid, elektrikapid, aiad, majad, et kõik need me saame ära tuvastada ja saame neile panna siis külge selle asukohalise täpsuse, et tihtipeale ongi see, et meil on olemas mingisugused vanad geoalused, kus ei ole paljusid elemente peal. Et kui nüüd teeme selle mobiilse laserskeneerimise ära, siis me leiame sinna juurde terve portsu elemente. Seal on juures ka 360 kraadi pilt. Ja me saame neid asukohti võrrelda ja saame panna selle geoalusega kokku, vaadata, kas need asjad on õiged või ei ole õiged, kui läheb näiteks planeerimise protsess või projekteerimise protsess juba käib, et me saaksime selle lõpptulemuse selliseks, et me ei pea midagi ringi tegema, sest alati see ringi tegemine on just see kallis komponent kogu selle siis rekonstrueerimise, ehitamise või mingite muudatuste juures, et endise ehitaja ja ka ametnikuna ma pean, et see ringi tegemine on selline asi, mis on nii rahaliselt kui ajaliselt väga ebameeldiv asi. Et jah, ma ütlesin juba ennem, et meil on siis lisaks siis punktipilvele on meil ka foto alati juures, siis 360 kraadi foto ja selle pealt me siis samamoodi saame teha täiendavalt objekti tuvastusi. Ja nagu Märt juba ennem ütles, et me ka anonüümiseerime kõik, et kui on vaja, siis katame autod või autonumbrid, inimesed hägustame ära, et neid pilte saab siis tulevikus julgelt jagada ka kolmanda osapoolega, ehk siis töövõtjatega, projekteerijatega. Ei ole seda probleemi, et peaks seal ise midagi juurde hakkama tegema. Ja siis kogu selle asja lõppkasutajale mugavaks kasutamiseks me oleme loonud lihtsa veebirakenduse, kus on jällegi võimalik tegeleda varahaldusega, rakenduse sisede digitaliseerimisega, et kõike nii-öelda ei pea siis tegema meie, et täitsa võimalik, et kui kellelgi tekib huvi mingit konkreetseid objekte kaardistada, siis saab need siin punktipilve täpsusega panna lõks kaardi peale, küll on võib-olla vaja mingisugust spetsiifilist vormi näiteks, selle vormi me saame alati siia juurde luua vastavalt siis tellija spetsiifikale. Saab jagada kaardikihte, saab objekte annoteerida, mis juba on olemas ja on olemas liidestus siis KISS ja PIM lahendustele. Siis saate selle oma geoinfosüsteemi sisse tuua või siis vastupidi, et toote oma geoinfosüsteemi meie rakendusse, et seda kasutatakse mõlemat pidi. Täna on meil küll põhiklient on siis Tallinna linn ja temal on ka siis liidestatud ta niimoodi, et on Tallinna kihid on näha siis meie rakenduses ja meie rakenduse punktid on siis näha Tallinna KISS rakendustes. Nii. Jah, varahaldusest juba natuke rääkisin, et siin on siis üks näide, kuidas on siis liiklusmärgid ära annoteeritud ja viidud siis oma õigesse asukohta. See on siis küljes märginumbrid, et sellist tööd saab ka selle rakendusega teha. Ja Taivo võib-olla siinkohal olekski paslik panna teine poll. Et see on nüüd üks asi, mida me siis aktiivselt nende masinnägemisega oleme arendanud ja arendame edasi, et me saaksime selle kiireks ja
ja kuluefektiivseks. Mis on erineb nüüd ka meie varasemast rakendusest, võib-olla paljud teist on kasutanud sükst asja nagu Ivy.com või siis StreetView, mida me oleme ka pakkunud, mis ei ole nüüd meie enda rakendused, aga mida me siis oleme litsenseerinud välja, et siis selles rakenduses saab ka teostada vertikaalseid mõõtmisi punktipilvelt, ehk siis kõik need igasugu oksad, traadid, konsoolid, nende kohta saab teha koha peal käimata otsused, et kas seal on vaja midagi muuta või ei ole vaja midagi muuta, et ja siis samamoodi need mõõtmised tuua sisse siis kas joonistesse või sildida mingisuguste mudelitega. Et jah, see on siis see rakenduse pool, aga järgmine pool ongi see, et me korjame selle mobiilse kaardistamise käigus siis hästi palju andmeid, mis me nende andmetega siis teha oskame. Et oskame loomulikult teha nendest hinnamudeleid ja 3D mudeleid, et milleks need siis on kasutatavad, ongi need on kiireks nii-öelda eelprojekti sisendiks. Saab teha taastusremondi jaoks mahuarvutusi, samamoodi ka kiireks visualiseerimiseks. Et pilv on selles mõttes, kunagi varasemalt on öelnud, et sihuke nii-öelda vaese mehe 3D kaksik, ehk siis kui see on klassifitseeritud punktipilv, siis sa saad neid elemente eraldi välja lülitada, sisse lülitada ja saad sellise kiire visualiseerimise ära teha, et projekteerija käest saadud mudeli paned juurde ja näed seda pilti enam-vähem sellisena, nagu ta tegelikult ka on, et ei ole seal mingisugused müstilised palmid, vaid on ikkagi need puud, mis päriselt looduses kasvavad ja ka need postid, elemendid, kõik muud asjad, mis päriselt on olemas teeruumis, et need on ka siis visualiseeritud. Millegi me oleme tegelenud siis veel kohalikes omavalitsustes, on siis sademevee probleemide analüüs, ennetamine, et siis me kasutame enda andmeid, Maa-ameti andmeid, paneme need kokku, teeme siis sademevee analüüsid sinna peale erinevate mudelitega, et sademevee analüüsidel on väga mitmeid erinevaid mudeleid, et tavalistes käetarkvarades on üldjuhul nii-öelda 1-2 mudelit, mida projekteerijad kasutavad, aga me oleme läinud seda teed, et me otsime siis nii-öelda seda parimat mudelit, vaatame ikkagi andmetele inimesena otsa ja üritame siis võimalikult laialt seda asja kajastada, et me ei tee neid mudeldamisi kunagi niimoodi, et me võtame 25 meetrit paremalt vasakult, see nii-öelda klassikalise teede projekteerimise lahendusena, vaid võtame laiad alad sisse, saame tegelikud valgalad ja siis tulevad need probleemkohad ka välja, et kus need veed voolavad ja kus on takistus ja kus ei tohiks midagi ehitada ja kuhu peaks midagi ehitama. See on nüüd üks asi, mis me nende andmete pealt saame juurde teha. Siis nähtavuse, gabariidi, ligipääsetavuse analüüsid, ka ilmastiku mõju liiklejale, et see on nüüd viimasel ajal läinud järjest aktiivsemaks nii-öelda küsimuseks, eriti kergliiklejate seisukohalt, et millised kergliiklusteed meil peaksid siis olema, et palju seal peab olema varju, palju seal peab olema päikest, et inimene tahaks sinna minna, et kui me tahame inimesi rohkem suunata kergliiklust kasutama, siis me peame selle peale ka mõtlema, et siin on see mobiilne kaardistamine kindlasti üks oluline element.
juba mainisin enne ka rajatiste objektide tuvastamine, et siis oleme arendanud ja arendame järjest edasi siis masinõppel põhinevaid tuvastusmeetodeid, et saaksime kätte siis erinevad objektid, et siin on lihtsalt üks Tallinna näide, kuidas on postid, puud, autod on siis eraldi klassifitseeritud automaatselt, et neid siis saab omakorda siis pilvest välja lülitada, et kui meil on üldist teeruumi vaja, siis tegelikult seda autot sinna vaja ei ole, et selle saab plõksti pildist välja ja saab seda pilti kasutada asjade visualiseerimiseks näiteks. Et kui meil kõik need andmed kokku on korjatud, nii siis defektid, tasadused, kandevõimed, maaradari tööd, rajatised, et siis meil ongi tegelikult moodustunud selle teeruumi nii-öelda digikaksik, et meil on kuskil andmed, meil on tabel ja nende pealt, nagu ma ütlesin, saab siis teha erinevaid analüüse. Et ma nüüd järgnevalt näitangi mõnda sellist lihtsat seost, et mis meil siin on. Meil on siis puuraukude suunamine, mille käigus siis kõigepealt maaradariga mõõdetakse ära tee peal olev, mõõdetakse ära siis põhimõtteliselt need kihid, selle põhjal teostatakse õigetesse kohtadesse puuraugud, viime need kihid omakorda sisse siis rakendusse, paneme juurde antud juhul siis ka kandevõime mõõtmised ja see on juba suurepärane sisend siis tee rekonstrueerimise projekti koostamiseks, et sinna valitakse see õiged meetodid, ja samast annab ka kokkuhoiu, et sa ei puuri lihtsalt neid puurauke iga 50 meetri tagant või iga 100 meetri tagant, vaid sa puurid need ikkagi sinna, kus on kihtide erinevused. Et see on ühe konkreetse riigi kruusade remondi jaoks tehtud töö. Et siin on just see, kuidas me viime siis need andmed kokku, et lõpptulemusena klient võidaks nii ajas kui rahas. Ja siin on nüüd üks teine maaradariga seotud töö, kus me oleme määranud katendikihid ja samal ajal siis kogunud roopa andmed juurde. Et tihtipeale me vaatame, et katendikiht võib olla väga paks, aga ütleme Tallinna näitel on seda eriti hea vaadata, kuidas kattes toimuvad nende plastsed deformatsioonid. Et see on nüüd Keila ja tänava näide ja siin olid samamoodi, et tegelikult plastsed deformatsioonid on nendes kohtades, kus katendikiht on suhteliselt siis nii-öelda paks, ehk siis seal võib olla 20 või 30 sentimeetrit seda asfaldit, aga kuna mingisugused kihid sellest asfaldist on paigaldatud ennem siis seda, kui meil võeti kasutusele laboris roopaseade ja sellest tulenevalt ka tehti ümber nõuded, siis seal on vahel plastsed kihid, mis põhjustavad siis näiteks roopateket, et Tallinnas on päris palju sedasama tüüpi roopa probleeme, kus toimub plastine formatsioon ja seal ei ole mitte probleem nende viimaste aegade paigalduskihtides või aluse purunemises, aga just nendes vahepealsetes plastsetes kihtides. Et jah, need andmed me siis paneme kokku, analüüsime neid ja nende kõikide põhjal me saame siis pakkuda tegelikult tellijale teehoiukavasid. Teehoiukava on nüüd, mida meie pakume, erineb siis võib-olla meie nii-öelda konkurentide nägemusest, ehk siis me pakume andmepõhiselt neid asju, et tõesti korjamegi siis need andmed kokku, teeme siis analüüsi ja
leiame siis teedele selle järjestuse, et mis järjestuses neid remonte peaks läbi viima ja palju on siis ka nende maksumus, et põhimõtteliselt saame niisuguse andmepõhise lahenduse. Taivo, pane nüüd see viimane poll ja siis tõmbame selle asja kokku, et ma olen vist ajast juba üle pannud. Nii, viimane poll tuli teile ja lihtsalt infoks, et kõik need pollid, mis me oleme praegu siin teinud, on chatis teil näha ja saate ilmselt sealt kaudu ka veel vastata, kui te ei ole vastanud, et vastake julgelt. Nii, kas on Antile küsimusi? Siin chatis vist ei näe. Aga kui on, siis andke julgelt märku. Aga liigume edasi järgmise ettekande juurde. Meie siis labori juhataja Henri Brank tegeleb igapäevaselt ehitusmaterjalide kvaliteedi teemadega ja selles osas nagu on päris palju kogemust, et asju saab paremini teha lihtsate võtetega. Et kui mingitele asjadele tähelepanu pöörata. Aga Henri, ole hea. Aitäh. Kas mind on Taivo kuulda ja slaid on kuulda ja näha? Selge, väga hea. Tere siis kõigile. Nagu Taivo ütles, mina siis Henri Brank Tehnokeskuses siis labori juhataja. Tegelenud materjalidega, nende muredega ja rõõmudega viimased 11 aastat. Taivo, võib-olla siinkohal saadki esimese polli üles visata, et inimesed saaks hakata juba vaikselt vastama. Aga millest ma räägin? Räägin siis laboratoorsetest katsetest, õigemini just katsetamisest, miks võiks katsetada ja mis see siis endast kasu võiks kaasa tuua. Üldiselt me katsetame 4 grupile. Teeme katseid. Üks suur grupp ongi teeomanik, erinevad, kas siis on kohalikud omavalitsused, riik, eraomanikud. Teine grupp siis ehitajad ise, kes tahavad enda ehituskvaliteeti, materjalide kvaliteeti kontrollida. Kolmandaks on tootjad, kas nad siis importivad materjali ja läbi selle on tootja, kes kaevandab, samuti tootja. Ja neljandaks siis need, kes uurivad, kas nad on ehitusjärelevalve, projekteerijad, eksperdid. Ja siinkohal tooksin välja, et just need eksperdid ja hilisem katsetamine, et mis ja miks läks valesti. Seda on suhteliselt palju ja seda saaks tegelikult enne ehitust ja ehitusajal ennetada ja palju odavamalt. Millest räägin siis taolised pildid, et selliseid pilte vähem oleks meie teedel, kus on lipi peal kandevõime probleemid, jällegi tulenevad materjalidest. Palju parandusmeetmed tekitavad elanikele probleeme. Pildil näha killustik, mis lendab autoklaasidesse ja nii edasi. Klassikalised näited igasugustest löökaukudest, mis jällegi on ennetatavad. See info on ehituse ajal võimalik teada saada, kas siis laboratoorsete katsetega või ka Marek Truu hiljem räägib, kuidas asfaldi kvaliteeti paremini kontrollida. Ja muidugi, kui juba parandamiseks läheb, siis et parandatakse õigete materjalidega, mitte nii nagu pildi peal, kus pealmist kihti parandati lubjakiviseguga ja lubjakivisegu juba omakorda see parandus hakkab vaikselt lagunema. Aga mis siis tegema peaks ja võiks? Enne ehitamist kindlasti tuleks ära määratleda kindlad normid, et need oleks standardiseeritud
et lepingutesse, ehituslepingutesse läheksid sisse juba materjalide, kihtide normid, mida siis ehitaja peaks jälgima. Ehituse ajal tuleks teha siis kontrolltoimingud, kas seda teeb omanik ise, palkab selleks omaniku järelevalve. See on nii-öelda konkreetsete juhtumite küsimus. Ja muidugi normides peab olema ka ära määratletud hooldus. Lihtne näide, tänavakivid, millega neid puhastada, kas sinna tohib sool jõuda, ei tohi jõuda. Jällegi tähtis info nii pärast hoolduse ajal kui ka tegelikult enne ehitamist, mis materjalidega ehitada. Enne ehitamist tasuks kindlasti projektidele pilk peale vaadata just laboratoorsete katsete mõistes, materjalide mõistes, kas määratud materjalid on mõistlikud. Sinna ega nad ei ole liiga üledimensioneeritud, mida juhtub ka päris palju, ehk siis viib ehitushinda ülespoole, aga juhtub ka palju seda, et materjalid ja kihtide paksused on aladimensioneeritud, mis tingib seda, et sisuliselt kohe pärast garantiiperioodi või ka juba varem hakkavad teed lagunema. Kindlasti tuleks väga selgelt väljendada just need nõuded ehitaja jaoks, et ta teaks, kuidas siis ehitama peab. Räägin siin palju praegu kontrollimisest ja nõuetest ja eks meedias ka küsitakse, kas meil on kontrollimisühiskond ja kas me peame nii palju kontrollima ja mis selle nagu eesmärk on. Ja kas katsetamine, kontrollimine iseenesest tagab kvaliteeti, no tegelikult ju ei taga. Aga samas natukene tagab ka, et lihtne näide ongi võib-olla kiiruskaamera. Minu enda kogemusel autojuhina kasutan väga palju püsikiirushoidjat. Sean ta alati nii-öelda korrektsele kohale, aga nii kui ma näen kaamera pilti või keegi vilgutab tulesi, ehk siis ma näen, et kontroll on tulemas, siis millegipärast koheselt pilk läheb kiiruse peale, kuigi tegelikult ma tean, et kõik on korras. Aga kuna ma tean, et mind kontrollitakse, siis ma hakkan ka enda tegevust rohkem kontrollima. Tegelikult see juhtub ka ehituses täpselt samamoodi. Aga see kontroll peab olema arusaadav, eelnevalt teadvustatud ja siis kas see on lahendatud ehitaja jaoks trahvidega või siis boonustega, see on jällegi konkreetsete objektide küsimus. Ehitamise ajal kindlasti oleks vajalik sõltumatu järelevalve kohalolu, kas seda järelevalvet teeb jällegi omanik läbi enda spetsialistide ise pidevat järelevalvet või selleks on palgatud järelevalve. On erinevaid versioone. Dokumenteerimata tuleks päris korralikult, et hilisemaid probleeme lihtsamini tuvastada. Millest ma enne ka rääkisin väga palju, et leping peab sätestama, kuidas ehitatakse, mis materjalidest ehitatakse ja läbi selle saab siis sahkerdamist nii-öelda minimeerida ja korrektsete materjalide kasutamine tagab tegelikult pikema eluea. Juba väike investeering sinna katsetamisse tegelikult tagab selle, et teed on auguvabamad veidikene kauem. Niisugused üldised arvutused näitavad ja meie katsetused näitavad ka, et circa 10% katsetest, mida meie teeme, mis proovid meile on toodud, ei vasta normidele, need materjalid või on seal väga lähedal, ehk siis peaaegu ei vasta normidele. Mis omakorda näitab, et umbes 10% teedesse minevast rahast ehituslikus mõttes on pigem halvasti kasutatud ja 10% päris suur summa.
Aga nüüd keskenduks enam levinud probleemidele, mis materjalidega välja tuleb ja kuidas see siis nii-öelda ka avaldub. Üks probleemidest on nõrgema ja külmakartlikuma killustiku kasutamine, kui seda tegelikult konkreetse tee normid ette näevad. Siin üks näide, kus me pidime minema ühele kohalikule omavalitsusele proovi võtma, pidime tee ära lõhkuma, katki lõikama. Lepingus oli kirjas, et killustiku kiht asfaldi all peab olema 20 cm paks. Tegelikult reaalsus oli 7, kohati 8 cm paks. Oleks järelevalve koha peal olnud, poleks pidanud seda auku tegema ja oleks saanud koha peal joonlauaga mõõta, et kiht on ilmselgelt liiga väike. Samuti Los Angelese näitaja ehk siis purunemiskindluse näitaja, kui tugev see killustik on, see pidi olema 35, aga reaalsus näitas, et kasutati nõrgemat killustikku, mis jällegi vähendab konkreetse konstruktsiooni eluiga. Veel probleemidest. Kasutatakse tihtipeale ebapiisava filtreeruvusega liiva või siis kruusa konkreetse konstruktsiooni jaoks. Asfaldi killustik, mis asfaldi sisse läheb, siis on ebakvaliteetsem, kulub kiiremini ja satub ka sinna lubjakivi pealmistesse kihtidesse sisse, kuhu seda ei tohiks sattuda. Kindlasti tähtis probleem on ka asfaldi kihtide paksused, mis jällegi tulenevad lepingutest ja normidest, aga kipuvad nad natukene õhemad olema. Ja asfaltsegu enda koostis, samuti kui Anti rääkis siin plastsestest deformatsioonidest, siis ka see on suureks probleemiks. Probleemid siis avalduvad näiteks kandevõime probleemidega, kus antud pildil ei ole tõenäoliselt probleem asfaldis endas, vaid just seal all olevates materjalides või siis ka konstruktsioonis, veera juhtimises. Tüüpilised näited, mida me iga aasta kogeme, jällegi tagantjärgi peame tuvastama ja katsetama, on siis lubjakivi sattumine pealmistesse kihtidesse. Kas see on kogemata või meelega, raske öelda. Ja paksused, nagu enne mainisin, siis lihtne koht, mida tegelikult kontrollida, jälgida ja seal kohas siis vaadata, et see normid oleks tagatud. Plastsete deformatsioonide kohta pilt siis tehtud Tallinnas, kui Anti ütles, et paljud kihid on ehitatud varem, siis antud kiht on pealmine kiht ja ehitatud sellel ajal, kui tegelikult Eestis olid deformatsiooni katsed juba olemas, normid olid ka samuti riiklikult olemas ja siinkohas on näha, kus paremal pool tegelikult on juba ühe korra neid plastid deformatsioone maha lihtsalt freesitud, aga need on juurde tulnud ja sõidurajas sisuliselt on juba järgmine kiht väljas, sellepärast et kogu pealmine kiht on paremale ja vasakule ära deformeerunud. Veel probleemidest enam levinud ebatihe asfaldikiht. Sellest ka Marek räägib. Kuidas neid hiljem ära tunda, on siis kas saju ajal või pärast sadu, kus tee hakkab kuivama ja siis mõned kohad nii-öelda eristuvad teistest kohtadest. Kui tee täitsa ära kuivab, siis mõned üksikud kohad kuivavad aeglasemini, aga miks nad kuivad, on sellepärast just, et see materjal on seal poorsem, see asfalt ei ole nii hästi tihenenud ja vesi läheb sinna asfaldi sisse. Talvisel ajal tekitab see suuri probleeme, tekitab näiteks löökauke. Ja samuti vuugid, jällegi probleem, mis on ehituslikult lahendatav, paremini lahendatav kui antud pildil, aga hiljem ka remont peaks tulema varem peale, mitte oodata, et see pragu seal avaldub ja paari aasta pärast alles parandama hakata. Mis on väga palju kohalikes omavalitsustes probleemiks, mida ma ise visuaalselt näen, on siis betoon
tooted ehk siis tänavakivid, tänavaplaadid, äärekivid, kus siis tihtipeale sool jõuab tänavakivide peale ja need tänavakivid, mis on maha pandud, ei ole mõeldud soola jaoks või siis on ebakvaliteetselt toodetud. Järgmise selle pildi peal, mida te praegu näete, selgitan ka natukene. Need jooned, mida te näete, on muster, mis on siis kividest laotud. Kui me lähemale läheme vaatama seda, siis need väiksemad kivid, mis nende suuremate kivide kõrval on lagunenud kõvasti kiiremini kui suuremad kivid. Just tänu sellele, et antud konstruktsiooni peale on sattunud soola, vett, kivid on jäätunud ja väiksemad kivid on palju halvema külmakindlusega. Seda oleks saanud siis eelnevalt kontrollida, aga kahjuks seda ei tehtud, mis tähendab, et varsti tuleb see tee seal remontida. Kiirustasin kähku läbi, et aega jõuda, natuke tahaks kokkuvõtet ka teha. Ehk siis enne ehitamist võiksid olla materjalide nõuded lepingus kirjas, et ehitaja teaks seda. Ehitaja muidugi peab esitama sertifikaate. Ehitaja võiks võtta ise proovid järelevalve juuresolekul või lasta seda kolmandal osapoolel, sõltumatul osapoolel teha. Spetsiifilisemad materjalid tuleks siis kindlasti saata katsetamisse, et aru saada, kas on lepingud täidetud ja hiljem juba pärast katsetulemuste saamist järelevalve või siis ka teeomanik saab anda hinnangu nendele tulemustele ja läbi selle siis kas premeerida ehitajat või siis sanktsioneerida ehitajat, kui midagi on rikutud. Võib-olla Taivo saad äkki teise polli ka panna ja siis olekski minu poolt kõik. Ootaks küsimusi, kas chati on midagi jõudnud? Chati vist ma ei näinud praegu küsimusi ja polli ma kohe panen. Nii, see oli siis Henri teine poll. Võite, nii, nüüd tuli üks chati küsimus. Miks saavad paigaldatud sellised tänavakivid, mis ei sobi meie oludesse vastavalt kliima või hoolduspraktikaid arvestades? Miks? Eks siin on mitu aspekti tõenäoliselt, et üks aspekt on see, et lepingutes, mida ma olen näinud ka, on ära kirjeldatud ainult, missugused see välimus peab olema kokkuvõttes hiljem ehitatud teel, ehk siis sinna peab asetama tänavakivid ja rohkem lepingutes ei ole sätestatud, millele need tänavakivid vastama peaks. Mis omakorda viib selleni, et ehitaja täidab lepingut, aga leping oli lihtsalt natuke lonkas. Teine versioon on muidugi ka see, et lihtsalt kasutatakse selliseid kive, mis on ebakvaliteetsed. Paberite järgi on kvaliteet olemas, aga hiljem nad lagunevad. Ehk siis ka seda saaks tegelikult ehituse ajal pistelise kontrolliga nii äärekividele kui tänavakividele teha, et vaadata, kas need ikkagi vastavad sertifikaatidele. Et seda on väga palju näha, et betoontooted on kas valesse kohta pandud või siis tõesti need tooted on ebakvaliteetsed. Jah, nii, praegu ma rohkem siin chatis küsimusi ei näe. Lihtsalt täienduseks ütlen siia juurde, et viimane poll, mis siin oli, et lepingutes, et ehitusmaterjale ei kontrollita, kuna ka lepingutes ei ole toodud vastavaid punkte, ehk siis nagu ka kvaliteedinõudeid ehitusmaterjalidele, et selles osas
ka saame teile nii-öelda konsultandina abiks olla, et kui teil on vaja mingit lepingu põhja üle vaadata või hakata hanget tegema, et siis saame teile soovitada siis milliseid nõudeid sinna panna ja sama tegelikult praktika on meil ka, kui kohalik omavalitsus hakkab tegema teehoolde hanget järgmiseks perioodiks, tavaliselt tehakse see 1 või mitme aasta peale, et siis ka võite kontakteeruda, et aitame teil läbi mõelda seda, et kuidas seda paremini seda nii-öelda tellija poolset nõudlikkust seal kajastada, et milliseid nõudeid siis see panna, et kui ei ole lepingus ära fikseeritud, siis pärast on ka raske küsida seda nii-öelda kvaliteeti. Et selle väike repliik siia vahele. Nii, aga Henri, aitäh ettekande eest ja liigume siis edasi liikluse teemadele. Tanel Jairus, meie liiklusspetsialist, liiklusinsener, räägib siis liikluse loendamisest ja liikluse modelleerimisest ja tegelikult loendame seda liiklust nii autodest kui kuni jalakäijate ja jalgratturiteni välja erinevate meetoditega, et Tanel saabki sellest rääkida. Nii. Loen slaidi näha. Häält kuulen. Häält kuuled, pilti näed? Slaidi näen, sind ei näe. Mina näen Tanelit ka. No, see on kõik olemas. Siis on olemas. Nii, ehk siis mina olen Tanel Jairus, Teede Tehnokeskuses juba päris mitu aastat ITS osakonnas. Ametinimetusena kasutad ka liikuvusinsener ja räägin natukene liikluse loendamisest ja modelleerimisest. Ehk siis, mida me oleme teinud, mida on seal pakkuda ja mida üldiselt võiks kohalikud omavalitsused targa tellijana teada ja osata. Esimese polli võib kohe käima panna. Nii, aga miks meil üldse on vaja liiklust loendada? Et kui me siin eelmised ettekand, konkreetselt eelmine rääkis siin normidest, siis väga palju normide sisendit ongi liiklussagedusest. Ehk siis, kui palju konkreetselt liigub, kas siis seal sõiduautosid, veoautosid, jalakäijaid, jalgrattureid. Igal teemal on oma kindlad normid, nõuded ja sisendiks on tihtipeale just nimelt liiklusloenduse tulemusel. Ehk siis saabki teha otsuseid nii nagu peab, aga suuremas plaanis ka seda, et kus on tegevused prioriteetsemad, kus on vaja neid teha ja tihtipeale ka siis rahastustaotlustes on vaja ära märkida, et mis on siis see tegelik mõju, kui palju inimesi, palju liiklust see tegevus mõjutab. Nii ja liiklusloenduse puhul on tegelikult asi ju taandub 3 küsimusele. Et kes liiguvad, kus liiguvad ja kui palju. Küsimused tunduvad lihtsakoelised, aga tegelikult nende taga on päris palju peidus. Ehk siis, kui räägime, kes liiguvad, ei piisa meil nüüd sellest, et me teame näiteks autode koguarvu, vaid meil on vaja ka teada, kuidas nad jagunevad sõidu- ja veoautode vahel. Kui meil on jalakäijad ja jalgratturid, siis nende liikumiskiirused, liikumismustrid on hoopis erinevad. Ja lõpuks, et kui palju, see juba on selline üks üldine küsimus, mille sisse on vaja panna väga palju detaile. Ja nagu ikka, on vaja üle korrata ka mõisted, sest mõistetega teinekord liikluse puhul on segadust. Ehk siis, kui me räägime liiklussagedusest ja liiklustihedusest, siis neid 2 mõistet kasutatakse kõnekeeles täiesti samaväärsetena. Tehnilisel poole pealt on ikkagi erinevus. Sagedus on meil sõidukite arv, ega üldse liiklejate arv ajaühikus, tihedus pinnahikul. Ja lisaks on väga oluline veel ka koormussagedus. Et kui me räägime just teedele seatavatest normidest, teekatendile, seal on määravaks koormussagedus. Jätab, et kui palju ajaühikus on normtelgi. Ehk siis jalakäijad, jalgratturid on seal olematu tähendusega. Üks sõiduauto
on ka suhteliselt väikse tähendusega, samas veoauto või siis ka raskeveoauto autorong on võrreldavad kusagil 500 sõiduautoga. Ja kui räägime liiklusloenduse tulemustest või aruannetest, siis erialainimesed räägivad sellisest loomast nagu aköll, aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus. Ja on selline nähtus nagu B85, mis näitab kiirust, millest aeglaselt sõidab 85% sõidukitest. Võib rääkida ka keskmisest kiirusest. Keskmise kiiruse puudus on selles, et kui üks sõidukas sõidab hästi aeglaselt või üks sõidukas väga kiiresti, siis keskmine kohe muutub. B85 annab väga hea pildi sellest tavalisest kiirusest. Ja teede puhul siis mootorsõidukite liikluse puhul on meil siis Eestis kasutusel 3 peamist sõidukite klassi, mida siis ka kõnekeeles nimetatakse Sapa, Vaab ja AR. Ehk siis Sapa on siis need väiksemad sõiduautod, väiksemad pakiautod, Vaab on keskmise mõõtu veoautod ja bussid, AR autorongid ehk siis täishaagisega, poolhaagisega veokid. Loomulikult neid klasse on iseenesest rohkem. Eestis kasutatakse ka näiteks Transpordiameti püsilahenduspunktides 10 klassi süsteemi. Poolikloendurite puhul on meil sisendiks Ameerika 13 klassi süsteem, mida siis taandatakse kokku. Seal on siis eristatud 2-teelised, 3-teelised, suured haagised, väikesed haagised. Aga lihtsalt arvutuste jaoks need 3 klassi on täiesti piisavad. Nii, ja kui loendust tehakse, siis vahendeid ja meetodeid on erinevaid. Põhimõtteliselt siiamaani võib teha ka seda, et lähed lihtsalt kohale, kas siis kirjutad paberi peale või siis võtad näiteks mingis nutiseadmes või spetsiaalses loendusseadmes, vajutad nupule ja loed käsitsi üle, kui palju liikleid kusagil on. Need pildid siin näitavad siin mõnda meetodit, ehk siis on meil siin ühe kergliiklejate loenduse puhul on kasutatud masinnägemislahendust. Selle veoauto ees on näha voolikloendurid, väikse pildi peal on näha üks radarloendur. Need kõik loendusseadmed, lisaks on veel Transpordiameti statsionaarsed loendusseadmed, mis on paigaldatud teekatte sisse ja neid tegelikult ei olegi tee peal näha. Näha on põhimõtteliselt ainult ühte väikest seda valget või halli kappi tee ääres, kus asub siis loendusseade ja loendusseadme kipp. Aga kõik loendusseadmed annavad mingisuguse tulemuse, mingisuguse erisusega. Ehk kui voolikloendurid annavad kätte 13 sõiduki klassi vastavalt siis telgede jaotusele, siis radarseade näiteks saab kätte ainult sõiduki pikkuse ja kiiruse, mille puhul siis tuleb siis pikkuse järgi ära jaotada, millega on tegu. Kas on tegemist nüüd bussi või raskeveokiga, seda me eristada ei saa. Samas radarseadme saab panna väga lihtsalt tee äärde, voolikute puhul tuleb nad kinnitada, tuleb see vahepeal üle tee osta, mis suure sagedusega tee puhul on juba ohtlik ja seetõttu ei saa neid kasutada. Igasugused kaamerapõhised seadmed on ka olemas, mille on ka, et see täpsus sõltub üldiselt sellest, et kui palju tahetakse kvaliteeti. Ehk siis väga palju loenduste puhul on oluline see, et loenduse tulemus peab vastama eesmärgile. Kui me toome näiteks võrdluseks Transpordiameti iga-aastase riigiteede liiklusloenduse, siis see on üles ehitatud teehoolde ja tee-ehituse vaatenurgast. See tähendab seda, et võetakse pika lõigu keskmine liiklus ja laiendatakse seda aasta peale. Kui meid aga huvitab näiteks hoopiski ristmik hommikune tipptund, siis on kasulikum kasutada videopõhist loendust. Sellepärast, et meid huvitab ka see, mismoodi ristmikul mingid sõidukid kuhugi pööravad. Ja siis lisaks on ka igasugused muud andurid ja loendurid, mida kohe liiklusloendusega ei seosta. Et näiteks kas või usteandurid, mis avavad uksi, põhimõtteliselt, kui nad loevad iga liigutuse ära, on tegemist jalakäija loenduriga.
ja samamoodi kiirustablood. Kiirustabloodel kaasajal kõigil salvestusvõimalus olemas ehk tegelikult liiklusrahustuse meede toimib ka statsionaarse loenduspunktina. Üldjuhul kiirustabloode mõõteseadmed on suhteliselt lihtsad, nad ei suuda eristada sõiduki klasse, aga nad suudavad väga edukalt ära määrata kiiruse, ehk siis kui on tegemist ka piirkonna, kus on valdavalt sõiduautod, siis saab ühelt kaudu kätte nii sõidukite liikumise mustrid kui ka sõidukite kiirused. Ja ei saa mööda ka mobiiliandmetest, millest on erinevatel aegadel räägitud palju ja lootused on suured. Mobiiliandmete suurim probleem meie vaates, kui olen uuringus kasutanud, on see, et me ei saa vastust küsimusele, kes liiguvad. Ja me ei saa väga täpselt ka, kus liiguvad, et pildi peal nähtav kaart ruutudega näitab siis neid andmehulki, millega Telia oma mobiilipositseerimise andmeid müüb. Ehk siis, mida hõredam asustus, seda suurem ruut. Ja kui huvipakkuv koht, asutus, asub näiteks ruudu ühes servas ja teises servas on mingi teine suure liiklusasutus, siis tegelikult väga head andmeid seal ei saa. Kui kohaliku omavalitsuse tasandil, kui on küsimus, et millisest külast, millisest külla tavaliselt liigutakse, seal annab mustrid päris kenasti kätte. Et oleme mõningates uuringutes kasutanud ja tulemused on täiesti head, aga tuleb aru saada, et mis on sealsed piirangud. Et miks nad on sellised piirangud kehtestanud, tulenevad ühelt poolt andmekaitsest, et ei saaks üksikut inimest tuvastada nende andmete põhjal, aga teisalt ka see, et kui on valimis väga vähe inimesi, siis ühe inimese normist erineva käitumine võib muuta kogu andmestiku imelikuks. Ka näiteks voolikloendurite puhul on läbi aegade esinenud neid juhtumeid, kus muidu suhteliselt madala liiklusega teel on äkki hästi palju sõidukeid, kes liiguvad kordamööda ühes suunas ja teises suunas. Ehk siis keegi on lihtsalt jäänud seal vooliku juures seisma ja siis sõitnud mõnda aega edasi tagasi. Et kui on liiklust väga vähe, siis sellised üksikud anomaalsed käitumised omavad väga suurt mõju. Aga kui meil on loendus olemas, siis sellest üksi ei piisa, sest iga loendus ta kirjeldab tegelikult ikkagi seda konkreetset aega, mis ta tehti, seda konkreetset kohta, aga tavaliselt meid huvitab ikkagi natukene suurem pilt. Ehk siis, mis meil on aasta keskmine, mis on meil tüüpiline liiklus ja kuidas on liiklus ka teistes kohtades, seal, kus me loendust ei ole teinud. Lühiajalised loendused kesta päev, nädal, 2 nädalat, sõltub, kui kiiresti on vaja, mis on eesmärk. Mõnikord ei ole vaja väga detailset andmed, väga pikka loendust. Teinekord on vaja. Ja kui meil on olemas püsiloenduspunktidest pikk andmerida, siis selle põhjal me saame teisendada lühiajalised loendused siis aasta keskmiseks. Et see on toodud näide ka siis, mismoodi on siis sõiduautode liiklusaastade kõikumine riigiteedel arvestatud. Ja oluline ka see, et sõltuvalt liikluse iseloomust on need koefitsiendi erinevad. Ehk siis linnas, linna lähialadel on see liiklusaasta ühtlane, aga kui on selline puhkepiirkond, siis on suvel suur liikluse kasv ja muul ajal on ühtselt madal. Ja kui meil on olemas mingisugused loendusandmed, siis on võimalik ka liiklust modelleerida. Me oma mudelites siis kasutame rahvastiku paiknemist, kas siis mobiilipositseerimise andmete põhjal või Statistikaameti siis ka rahvaloenduse ja rahvastikuregistri andmete põhjal. Ka ajalised trendid, ehk siis kuidas on see liiklus samas piirkonnas muutunud, maakasutus, kus on töökohad, kus on elupiirkonnad ja loomulikult mudelis on võimalik siis ka arvestada planeeritud taristu muudatusi, kuhu peaks mingisugune tee tulema, kus peaks tulema kiiruspiirangud, kus peaks tulema liiklust rahustavad meetmed, kõik need mõjutavad, kuidas liiklus ümber jaotab. Aga nagu enne siin ka Märt tõi välja hooldetööde eelmise puhul, et saada head mudelit, peab olema korrastatud teedevõrk. Ehk siis, kui hakkame mudelit tegema,
ja tuleb välja, et tegelikult on kusagil mingi tee, mida kasutatakse. Kui meil seda teede võrgus ei ole, ei saa seda mudelist kirjeldada ja siis sellel teele liiklus isamata, mis ei tähenda, et seal liiklus tegelikult ei ole. Eks kui teedevõrk on korras, saab teha ka kvaliteetseid liiklusmudeleid. Ja väga oluline küsimus on see, et millal peaks loendust tegema. Ehk siis siin on kahel graafikul on siis näha erinevate sõidukigruppide aastased kõikumised, liiklejagruppide. Ehk siis tumedal taustal on meil kergliiklejate aastane kõikumine, kus siis sinakas rohelised tähistavad siis kas linnapiirkonna, maapiirkonna, mis linnalähindase piirkonna jalakäijaid ja kollane jalgratturid. Ehk siis kui näiteks jalgratturid lugeda talvel ja varastavad suvel on neid liiga 10 korda rohkem. Jällegi, kui lugeda siis selle kesksuvel on neid tegelikult keskmisena palju vähem. Taaskord on küsimus selles, et mida me tahame kokkuvõttes saada. Me tahame teada kogu survet asfaldile, siis me tahame teada aasta keskmist. Kui me tahame ka seda, et kõik kenasti ära mahuks, peame arvestama tipptunni liiklusega. Ja see punakolla roheline graafik näitab tegelikult seda, et aastalikkes, et millal on need rohelised perioodid, millal tegelikult kergliiklejate loendus iseloomustab aasta keskmist kõige paremini. Praegu on üks nendest rohelistest perioodidest, minu teada ka Tallinna linnavalitsus just praegu on läbi viimas ka jalgratturite loendust. Et vist oligi niimoodi, et eile õhtul kell 5 oli üks loendus ja täna õhtul kell 5 on siis järgmine tunnikõnnis. Nii, põhimõtteliselt nüüd võib panna ka teise polli käima. Ja viis käis. Ja nende loendustega on ka see, et suvine aeg on punane. See ei tähenda seda, et suvel ei liigutaks. See on see, et pigem, et suvel ei allu liikumine niivõrd palju kindlatele mustritele päevade lõikes. Ehk suvised puhkuse ajal, hommikul vaatad aknast välja, kas lähed õue või ei lähe. Kui on kevad sügisaeg, hommikul lähed tööle, õhtul tuled koju, sest pääsu ei ole. Ehk selles suhtes, et kuna me ikkagi arvestame inimesi, kes liiguvad ja liikluse muutus tuleb ka sellest, kas inimesed liiguvad või liigu ühelt poolt, aga see on see, kas nad liiguvad meid uuritavas kohas või nad liiguvad kusagil mujal. Nii, ja viimane slaid ka see, mida me selle tulemusega peale hakkame. Et hea küll, lugesime ära. Üks variant on teha ilusaid värvilisi kaarte, selleks, et oleks hea vaadata, seina peale panna. Aga see on ainult selline üks tulemus. Et üks asi, mida on läbilaskevõime kasutus. Ehk siis, kui palju meie teedel tegelikult ruumi on. Mis kohaliku omavalitsuse vaates on väga oluline just näiteks planeeringute menetlusel. Tuleb arendaja, tal on hea mõte, ehitaks siia midagi. See midagi tekitab tahes-tahtmata liiklust. Kui tegemist on mingisuguse tootmisettevõtte, äriettevõttega, tulevad inimesed tööle, on tegemist elamalaga, inimesed lähevad sealt hommikul tööle, lähevad hommikul kooli, lähevad lasteaeda. Kõik see tekitab liiklust. Ja kui on teada, kui palju on liiklust praegusel hetkel, siis saab vaadata, kui palju siis sellest ühest planeeringust juurde tuleb. Või on kõrvuti 2 planeeringut, mis on teinesest parasjagu kaugel, aga nende liiklus jookseks tegelikult ühele ristmikul lõpuks kokku. See on küsimus, kas see ristmik suudab seda kõik ära teenida või mitte. Ehk siis ongi oluline see, et kuidas see liiklus jaotub ja siis ka see, et kuidas ulatuvad need tipptunnid. Sest kui me räägime tee-ehitusest, siis on oluline see, et palju on siis keskmiselt liiklust, siis me vaatame, et järgmise 10-15 aasta jooksul mitu telge sealt üle sõidab. Hommikuse tipptunni ajal, kui inimene istub ummikus, siis tal on vähe lohutust sellest, et öösel seal kedagi ei sõida. Ehk siis läbilaskevõime on seotud rohkem tipptunniga. Siis samuti loendusest tuleb välja see, et kus on raske liiklus, kas neid peaks kuidagi suunama. See, et tee ressurss, kas see tee võiks hakata varsti lagunema, kas siis, kui tee ehitati, milliste normtelgide hulgaga arvestati ja kui palju sealt reaalselt on praeguseks mööda sõitnud. Ja loomulikult normid
tulevad liiklussagedusest, tulevad ka tee seisundi nõuded tulevad suures osas liiklussagedusest. Ehk siis kõik liiklusloenduse tulemused on sisendiks nii nõuetele kui ka projekteerijale. Ja suures plaanis ka see, et kuidas planeerida investeeringuid, on see, et mis on need kõige prioriteetsemad alad ja lõpuks ka see, et kuhu ja millale planeerida teetöid selleks, et nad mõjutaksid liiklust kõige vähem. See on siis teetööd, mis on siis rohkem plaanilised, avariitöö puhul ikkagi tuleb teha ära võimalikult kiiresti. Et siin ühel graafikul on toodud näiteks arvutused, mida me tegime Kanama viadukti remonditööd eel, kus oli siis üks asi, et hinnata seda, et kui palju võiks sellest läbilaskevõimest kas piisata või puudu jääda erinevate liikluskorraldusskeemide puhul ja samuti ka see, et mis on see õige hetk vana viadukti õhku laskmiseks selleks, et mõju liiklusele oleks võimalikult väike. Nii, loodetavasti on küsimusi. Nii chatis ma ei näe praegu küsimusi, võite panna siia. Saab esitada. Pollide vastused siin ka kõigile chati kaudu näha. Nii, aga meil on siis aitäh Tanel ettekande eest ja meil on jäänud veel üks ettekanne siis meie poolt. Marek Truu annab siis ülevaated, kuidas asfaldi paigalduse kvaliteeti saab paremini jälgida, et kui muidu asfalt on selline must ja kuum asi, mida maha pannakse ja rullitakse, et siis kuidas tegelikult nagu seda selget arusaama või teistmoodi seda asfalti vaadata saab. Marek, räägi. Taivo. Tere ka minu poolt, suur rõõm omavalitsustele ettekannet teha sarnaselt oma sarnaselt kolleegidele olen ka mina andmete usku, selles, et andmed võimaldavad meil teha paremaid otsuseid ja paremaid valikuid ja kokkuvõttes raha kokku hoida. Taivo, kas mind on kuulda? Ja, sind on kuulda väga hästi. Super siis. Ja mina olen Marek Truu, olen Teede Tehnokeskuse arendusuuringute osakonna juhataja ja lisaks siis katte kvaliteedile, katte seisundile on siis minu kireks selliste süsteemide lahenduste väljatöötamine, mis aitavad teha paremaid otsuseid teede majandamisel. Nii et poolme siit siis liikuma minna. Läheb kuskilt minema. Et teed teatavasti alguses on alati tasased ja pealt näha nad paistavad ka väga tihedad. Aga ometi aja möödudes juba vahel pärast esimest talve juba näeme, et kusagil koguneb niiskus, nagu kontsentreerub niiskus, nagu Henri ütles, et teatud kohad kipuvad nagu märjaks jääma või siis kui on märg, siis vastupidi kuivavad justkui nagu pealt näha kiiremini ära. Et me räägime siis sellistest nähtustest nagu poorsed kohad, kus kate ei ole piisavalt tihe. Ehk siis alguses me räägime väikestest poorsetest kohtadest, mikropragudest, aga veel enne 10 aastat meil on tee seisus, kus ta vajab täielikku remonti. Aga sinna vahele jääb veel hulk aastaid, kus me peame selle teega elama ja kuidagi toime tulema, sest et ega meil remondiks ju teatavasti raha ei ole. Nii et kui siis iga ehitusinsener teab, et maja vajab korralikku katust ja katus peab vett pidama, siis iga teedeinsener teab loomulikult seda, et teekate peab olema veetihe, ehk siis teekate peab samamoodi vett pidama.
ja mida selleks vaja on siis vaja, et esiteks see kate oleks siis korralikult tihendatud või siis kõige põhiline, eks ole, loomulikult see terastikune struktuur ja kõik peab seda toetama, aga kate peab olema korralikult tihendatud. Siin all me näeme graafikut, kus siis tihendamisprotsess toimub ajas, toimub tavaliselt siis etapiviisiliselt, eeltihendamine, põhitihendamine ja lõpptihendamine ja iga jaoks on vaja siis teatavat temperatuuri. Mis aga tee peal katet paigaldades sageli juhtub, on see, et seda temperatuuri igale poole ei jagu tihendamiseks ja igal pool siis see tihenemine piisaval määral ka ei toimi. Ehk siis iga tihendamiskorraga peaks saavutama parema tiheduse ja kindlasti ka mingil määral parema tiheduse iga korraga saavutame igas etapis, aga lõpptulemusena võib ikkagi olla see, et mingites kohtades, kus näiteks kate on olnud eelkõige jahedam, me seda tihedust, mida me soovime, ei ole saavutanud ja vee tihedust, mida meie katus tee jaoks siis vajab, tegelikult ei ole saavutanud ja õhu sisaldus, ehk siis pooride sisaldus selles kattes on liiga suur. Teine häda, mis külma segu tihendamisega kaasneb, on see, et kui me liiga suure jõuga liiga külma segu tihendame, siis tekitame kattesse mikroplaod. Ehk siis lõhume juba paigaldatava katte ära. Kuidas me seda kõike teame? Meil on tõesti aastate pikkused kogemused e-katete defektide inventeerimisel. Me räägime umbes 100 000 kilomeetrist. Kui me räägime maaradariga katte tiheduse pidevmõõtmisest, siis uutel katetel umbes 1000 kilomeetrit võib need kokku olla. No rohkem tegelikult jah, siin on laialt pandud. ja kui me räägime katte paigaldusühtluse kontrollist, siis me räägime umbes 500 kilomeetrist. Aga lisaks sellele veel tohutu hulk muid teeseisundi mõõtmisi. Siin oli juttu varem antiettekandest tasavusest ja kandevõimest. Ja oluline siis on see, et kõik, nagu Anti ka ütles, et kõikidel nendel andmetel on juures ka täpsed geokoordinaadid, ehk siis me teame täpselt, kus need andmed on mõõdetud. Me oskame neid omavahel siduda ja me seome nad omavahel kokku, sellest täna räägime. Ja siin on üks piltmõistatus. See selle pildi kõrvale võib ühe polli käima panna. Küsimus on siin tegelikult ka näha. Ehk siis me pildil näeme, et süstemaatiliselt kindla vahemaa tagant kattel toimub jääpoorsuse graafikul hüppeline kasv. Sest see näitab, et 30-40 meetri tagant jääpoorsus kasvab, millegipärast tikiteed ja tihedus siis järelikult on väiksem selle võrra. Ehk siis potentsiaalselt on siis meil tegemist kohtadega, kus meil võiksid tekkida kahjustused. Aga küsimus on siis, et miks sellise mustriga probleemi tekivad. Aga nii palju siis võib siis öelda, et maaradariga mõõtmine on siis sarnane paljudele teistele mõõtmistele, et me teeme seda tagantjärgi, siis kui kate on juba paigaldatud, kui kate on valmis. Ehk ega teha ei ole midagi, see on tagantjärele tarkus, aga nagu Henri ütles, et kui me ka pärast kontrollime ja seda ehitaja väga hästi teab, siis ta teab, millega ta rihtib, kui ta nendele asjadele üldse tähelepanu ei pööra. Nii et ta ikkagi alateadlikult see mõjutab seda käitumist. Nüüd siis Anti seda seadet teile juba näitas, aga mina räägin sellest defektide inventeerimise valguses või sellest, et toon siis mõned pildid, et mis see defektide inventeerimine siis tähendab või
või mis infot see meile annab. Ja kui me teeme seda riigiteedel, siis tüüpiliselt, mida soovitakse, on siin näha pildil vuugipraod, pikipraod, tõikpraod, võrkpraagu murenemine, augud, servapragu ja lappimine, kõige sellised olulisemad siis remondiotsuste tegemiseks. Ja oluline on siis veel kord rõhutada, et igal sellel defektil siis on oma kindel asukoht ja see on ka täpselt fikseeritud. Veel mõned näited maanteedel, et võivad need mustrid olla väga erinevad, sõltuvad siis defekti liigist, aga igal defekti liigil tõesti on siis oma põhjus, oma muster ja ka omad remondimeetmed, eks remondimeetmete valikul on väga oluline ka arvestada erinevate defekti liikidega. Aga sama asi siis nagu linnatingimustes ka üks näide. Jällegi näete, et kõik on biorefereeritud, neid võib nii kõrguslikus plaanis siduda kui näidata siis planimeetriliselt ja siin üks väike fragment Tallinna Lasnamäe piirkonnast ja natukene siin peale ka veel, et kõik defektid, mis seal piirkonnas siis on, et suurte otsuste tegemiseks väga detailselt tegelikult ja ülevaatlikult ka seda andmestikku kogume. Aga veel lisaks, kui te veel Pollile vastate, et mõned muud andmekogumise näited, Anti kõikidest rääkis, paremal all on näha siis defektide näide ja üleval liiklusmärkide näide ja veel mõned siis kasutusnäited, millest tegelikult Anti rääkis, aga neid me kasutame siis täpselt seda sama süsteemi, sama keskkonda ka defektide kaardistamise jaoks. Nii et selline lahendus siis Infra 360 näol. Aga nüüd üks näide siis, et mis siis hakkab selgitama otsapidi, mis siis maaradari pildi peal ka näha oli. Et ka siin on nüüd defektide vaade samale olukorrale, kus iga sellise 340 meetrise vahemaa tagant on tekkinud üks-kaks defekti. Nad on siis ühest väga kindlast piirkonnast ja selline korduv muster on siis sellise süsteemse intervalli tagant nüüd nagu tekkinud. Et kui me sellele pildile otsa vaatame, siis siin järjest on need kohad 1, 2, 3, 4 nummerdatud 9-ni välja ja paremal pool on need kohad ka välja toodud siis ortopildi peal koos siis selle defekti visuaaliga. Sinised mummud on siis pildi tegemise kohad, aga need punakad alad kollaste servajoontega, et need on siis mingisugused defektid. Et number 1 siis on murenemine, 2 murenemine, 3 murenemine, pikipragu ka väike, 4 murenemine, pikipragu, 5 pikipragu, 6 murenemine, pikipragu, 7 murenemine, 8 ka võrkpragu, aga murenemine, pikipragu ka ja 9 murenemine. Ühesõnaga näeme, et olukorras, kus ülejäänud kate on terve, on kindla vahemaa tagant siis tekkinud sellised probleemsed kohad ja tegelikult see viitab täpselt sellele samale, millele maaradar viitas. Ja siin siis natukene selgitust, et need maaradariga tuvastatud poorsemad kohad siis tegelikult viitavad kattepaigaldusel alanenud temperatuurile, et mingil põhjusel on siis kattepaigaldustemperatuur olnud nendes kohtades madalam ja on siis loogiline, et kate ei ole tihenenud piisavalt või ütleme, et ei ole tihenenud samavõrra kui ülejäänud kate ja selle tulemusena siis
on jäänud need kohad ka poorsemad. Ilmselgelt see ei ole hea, nagu te eelnevad pildid ka nägite, et lõppkokkuvõttes toob see kaasa katte varasema lagunemise just nendes kohtades. Ehk siis küsimus on, kuidas siis tagada, et nii ei juhtuks. Saame midagi selleks teha. Ja kui maaradarid me oleme kasutanud aastast 2001, et siis nende kogemuste põhjal võime öelda, et maaradar küll täidab oma eesmärgi, ta annab pideva ja õiglasema ülevaate katte tiheduse kohta, kui näiteks ainult puurkehadele tugineva hinnangu korral. Aga ikkagi jääb faktiks see, et see on nii-öelda tagantjärele tarkus. Ja mis see tagantjärgi tarkus tähendab? Tähendab seda, et sellega on väga ikkagi efektiivselt raske katte paigaldajat motiveerida ja võimaldada ka protsessi parendada, sest tegelikult ta võib tagantjärgi teada isegi, miks nad tekkisid, aga reaalselt sekkuda on väga keeruline tagantjärgi või katte üles ja uuesti. Nii et ühine eesmärk siis võiks olla ja peaks olema maksimaalse kvaliteedi tagamine kohe jooksvalt ja optimeeritud kuludega. Ja nägime, et selleks on siis vaja autonoomset, reaalajas jälgitavat, mittepurustavat lahendust, mis ei hõlmaks katte mitte ühe joonena, vaid tegelikult lausa kogu laiusest. Oleks tõendatav ja mis kõige tähtsam oleks ka motiveeriv. Et motivatsiooni komponent on ülioluline. Ja kuidas siis motiveerida? Et võtsime siin aluseks rootslaste kogemuse ja nägime, et kui hästi tegelikult töötab see, kui me targalt saame kasutada boonussüsteemi. Ehk siis boonussüsteemiga me anname võimaluse motiveerida kestvama katte rajamist ja toimub see siis nii, et me soodustame sellega insenerlikku mõtlemist. Me anname suhteliselt vabad käed ehitajale, milliste meetmetega ta katte ühtluse saavutab, aga kokkuvõttes me motiveerime paremat tulemust ehk kestvamat katet saavutama. Ja põhimõte siis see, et nagu traditsiooniliselt, et kui tehakse nendest baasnõuetest kehvemini, rakendatakse mahaarvamist või trahvi. Kui tehakse tööd nõuete kohaselt, seal normaalsus, aga kui tehakse nüüd midagi nõuetest paremini ja me sätestame selle piiri, mida me ütleme, et nüüd on parem. Ja me ei loe seda siis enam nii-öelda normaalsuseks, vaid ütleme, et see on väga hästi tehtud, patsutame õlale, kiidame ja maksame väikse rahalise boonuse selle nimel, et saada kestvam katte. Kõik meie enda jaoks tegelikult, väga kasuahne soov tegelikult. Anname pisku ja võtame kamaluga tagasi. Ja alustasime arendusprotsessi 2015. Töötasime siis paari aasta jooksul välja spetsiaalselt asfaltkatte paigaldustemperatuurile mõõtmiseks mõeldud seadme. Jällegi, ütleme sarnast siis ideoloogiat kasutasid rootslased, et see idee ei ole siis meie enda välja mõeldud, aga see lahendus on nüüd täiesti uudne ja väga palju siis võimekam siis ülelombi kasutatud lahendusest vähemalt olla. Et esimesed süsteemsed mõõtmised leidsid aset 2018 ja laialdasse kasutusse läks juba aastal 2019. Ja mida see uus seade, siis arendatud seade TGS Pavement siis teeb? Esiteks võimaldab siis asfaltkatte paigaldusühtluse jälgimist reaalajas. Andmed on kogu katte laiuses. Iga 10x10 cm mõõtmine on seotud täpse asukoha infoga. Seade on universaalne
ta ei küsi, millisel lautrile selle paigaldab, ükskõik millisele, ka remixeritele oleme paigaldanud. Tema töö on automaatne, sekkumistöö käigus ei vaja, on kõigile osapooltele, jah, reaalajas jälgitav, just kõigile osapooltele on oluline, et alates tellijast kuni ehitaja endani, et kõik on läbipaistev ja nähtav, et siis midagi ei ole varjus, midagi ei peideta, kõik on kõigile näha, kõik saavad aru, mis toimub. Termopildid annavad veel visuaalse kindluse, seisakute registreerimine toimub ka samuti seadme poolt, andmed salvestuvad pilve, saab teavitusi süsteemi terjetest ja lõppkokkuvõttes on tegemist tööriistaga tööde tellijale asfalteerimise kvaliteedi mõõtmiseks, aga ehitajale siis eelkõige tööriistaks selle kvaliteedi tagamiseks. Nii et 2 ühes võib öelda ja lisaks kasutamiseks siis sobiv boonussüsteemiga koos. Kas me kvaliteeti, kuidas me kvaliteeti näeme? Kas saab seda üldse näha? Ja kui me neid 4 pilti vaatame, siin on väga erinevad kvaliteediga asfalt tegelikult ja ka nende kasutuspotentsiaal on erinev, siis nad lagunevad erinevalt või hakkavad tulevikus lagunema erinevalt. See pilt on tehtud katte paigaldamise ajal. Aga point on selles, et ega me ei näe siit pildi pealt ikkagi, võib-olla kogenud silm näeb, võib-olla asfalteerija midagi aimab, aga tegelikult ega me ei näe, ega me ei saa aru, mis siin toimub. Küll aga, kui me sama pildi peale maname termograafi ehk radiomeetrilise info, siis see pilt hakkab meil palju rohkem kõnetama. Ja me saame aru, et ühel pildil meil on tekkinud katte ebaühtlus, teisel pildil on seda natukene vähem, kolmandal ka natukene vähem ja neljandal me tõesti võime öelda, et kate on väga ühtlane, väga ühtlaselt paigaldatud. Võin kindlalt öelda, et need katted kestavad erinevalt. Nende potentsiaal on asfaldi vaates erinev. Kindlasti ülemine vasak koht kattel, mitte terve kate, vaid see koht kattel on palju altim pragunemisele, murenemisele, võrkpragude tekkele ja nii edasi. Sama pilt siis üleval meile, võib-olla teede iseneda võib-olla sellisel ülevaatlikumal moel, et all on siis üksikud termopildid, aga üleval on need termopildid sulatatud kokku üheks monoliitseks vaibaks, ehk siis pikiteed ja see annab meile siis nagu arusaamise, et kuidas tee pikkusest siis sellised temperatuur siis jaguneb, et kas see temperatuur on ühtlane. Ja näeme, et teatud vahemaa tagant kipuvad. Ei pruugi alati olla, nagu siis sellel kõige paremal alumisel pildil näha, et kui on väga ühtlane paigaldus, ei pruugi siis seda neid väljapaistvaid kohti olla, aga halva paigalduse tunnuseks on vähemalt siis see, et need koormakohad paistavad siis hästi välja termopildid. Aga veel halvema paigalduse korral on neid külmi kohti ka mujal ja suhteliselt rändam. Aga mis nende kohtade mureks ongi, on see, et nad on tegelikult sageli kattest, kui üldiselt katte temperatuur on justkui okei, siis need kohad võivad moodustada 5% kattest, aga see ei päästa meid 8. aastal või ka 5. aastal mõnikord katteremondist. Ehk siis miks maksta boonust? Maksta boonust sellepärast, et esiteks, homogeenne tihe katte säästab pikas plaanis suure hulga maksumaksja raha, sest katte eluiga on pikem. Teiseks sellepärast, et katte temperatuuri saavutamine on väga keeruline ülesanne ja hõlmab kogu protsessi tootmine, asfaldi vedu, asfaldi laotamine, tihendamine. Ja see kõik nõuab paigaldajalt väga palju tahet, oskusi, kogemusi, aega
ja ka raha. Ehk siis selleks kõigeks on vaja motivatsiooni. Ja tüüpiliselt boonussüsteemi rakendamise kulud on kuni 5% kattemaksumusest, boonussüsteemi kasutamise hüved, aga sellised, et katte eluiga tõuseb sageli kuni 50% ja siin Transpordiamet on teinud ka natukene arvutusi, et kui palju siis boonussüsteemi rakendamine koos kõigi poolsete investeeringutega ja säästetud raha siis omavahel suhtes on, et siis see tulu on umbes viiekordne, võib ka suurem olla. Ja boonussüsteemi ülesehitus iseenesest on suhteliselt lihtne, ma sellel pikalt ei peatu, aga tegelikult mida vähem on siis neid külmi kohti, seda suurem on boonus ja ehitaja on motiveeritud saama rohkem ja vähendamaid külmi kohti. Siin on jälle tuttav graafik, maaradar ja katte temperatuur ja all siis seesama vaip ka, mis siis seda temperatuuri pilti iseloomustab. Ja üks näide riigimaanteelt, panoraampilt, katte defektid ja kõrval siis seesama TGS mõõtmine näitab selles kohas siis külma kohta. Ja veel üks kiire näide, siis lasen siit urinal läbi, panoraampilt, defektne koht, seesama defektne koht nüüd ülevalt vaates ehk ortopildil, suunime välja, näeme, et sama kohta paneme juurde termopildi, tumedamad kohad on siis külmemad ja need kohad hakkavad selle objektil nüüd siis välja paistma, et siis tumedates kohtades on tekkinud defektid, mis on siis rohekalt raamistatud ja nii me võime siis vaadata tänu asukoha andmetele kogu objekti. See algne koht on siis seal paremal üleval ja võrrelda siis andmeid, ehk siis temperatuuri andmed sinisega, ristialad, määratletud ristialad mustaga ja punasega on siis reaalsed defektid. Kui me seda pilti vaatame, siis me näeme tegelikult üsna head seost, et need madala temperatuuriga kohad lõpuks on varem või hiljem kipuvad defektidena siis väljenduma. Nii et hoidkem siis seda temperatuuri silma peal ja püüame siis defekte vähendada läbi selle rakendusest, et alates 2019 siis on juba laialdama, see on rakendus 2020 juba kõigil Transpordiameti objektidel oli kasutusel. Nii et seda on siis iga aastaselt väga palju suures mahus kasutatud. Ja minu viimane slaid, ehk siis võib öelda, et boonussüsteemi kasutuselevõtt on muutunud mõtlemise insenerlikumaks, kvaliteedi nimel tõsiselt pingutatakse, kahte ühtlus on muutunud maanteede vähemalt tugevaks teemaks ja on kasvanud oskus seostada oma tegevust tulemustega, me näeme seda juba reaalajas. Ja võita on palju, kasutame julgelt ja meie aitame teil raha kohta hoida. Aitäh, Marek! Aitäh! Üks küsimus tulnud chatis ka, et kas seda TGS Pavementi on ka linnatingimustes testitud, kas pakutud asfalti parem paigaldus toimib ka olukordades, kus teepinda jäävad tehnovõrkude kaevud. Milline paigaldus võimaldab vähendada kaevudest tekitatud asfaldi lagunemise? Pinnakeskkonnas oleme kasutanud, aga piloteerimise mõttes. Selles mõttes oleme, et osa sellest näidist objektist jäi ka linnakeskkonda, et meil on ka linnu läbivaid maanteid. Selles mõttes see linnakeskkond on tuttav, aga selle, ütleme, et me tavaliselt kaevude töö käib niimoodi, et see põhipaani temperatuur muudetakse enne sisse, siis kaev otsitakse välja ja kaevuga tegeletakse siis tagantjärele. Et
paigaldus käib iseenesest ikka samamoodi. Aga kaevude ümbruse töö on omaette, jah, need on omaette töövõtted ja selle jälgimiseks võib olla jah, vajadus veel lisameetmeid rakendada. Aga ma vaatan praegu rohkem küsimusi ei ole ja meil on aeg ka ühel pool, et aitäh Marek ettekande eest ja aitäh kõigile varasematele ettekandjatele, kes meil täna siin on olnud ja kõige suurem tänu ka meie kuulajatele. Et ma loodan, et sellest oli kasu teile, et te saite jällegi mingisuguseid uusi mõtteid ja vaateid ja julgustan teid siis pöörduma meie poole oma küsimustega, kui teil neid tekib ja just, et me saame teile abiks olla ka mingite asjade läbimõtlemisel, et kui on vaja hakata kas siis lepingut tegema, hanget korraldama või mingit küsimust lahendama, nii et oleme teie jaoks olemas. Ja kui teil on mingisuguseid mõtteid, et mida te veel tahaksite kuulda, näiteks mingid teemasid ja niimoodi, võite siia samast chati praegu kohe kirjutada, et siis saame selle info kätte. Ja nagu ma alguses ütlesin, et siis me seda salvestust jagame linkiga ja siis ettekannetele ligipääsu anname ka teile. Nüüd saate veel järgi vaadata ka seda asja. Igatahes, suur tänu veel kord kõigile ja kohtume siis järgmisel korral. Kõike head!